Jalapress. Kõigepealt sätime tallad surumisplaadile paika. Kui laiemalt sättida, vähemalt puusalaiuselt või veidi laiemalt. Kui laiemalt me jalad paneme, seda rohkem me peaksime aga väljapoole pöidlasi pöörama ja veenduma, et põlved samuti pööraksid sellisel juhul välja. Kui me oleme selle mugava jalgade asetuse leidnud, siis saame suruda plaadi ülesse ja vabastada selle plaadi ning toome rahulikult alla. Kui sügavale tuua? Selline miinimum võiks olla saada täisnurk kätte, võimalusel võime minna ka sügavamale. Aga kui sügavale siis minna? Täpselt selle piirini, et me näeme, et meie alaselg ei hakka selle seljatoe juurde. Kui ta tuleb, siis me oleme liiga sügavale läinud juba. Ehk siis leiame selle piiri, mil ta veel lahti ei tule. Samuti peame tähele panema seda, et kui me ülesse surume, siis kas suruda jalad sirgeks mitte, on erinevaid lähenemisi. Ütleme nii, et kui liigesed on üliliikuvad, siis tasub seda vältida, eriti suure raskuse puhul. Muidu ei pea ütlema, et see vastu näidustatud oleks. Samuti, et jalgade asetusega kas kõrgemale või allapoole panna, et erinevaid selliseid siis panna rõhku erinevatele lihastele. Me peame mõistma seda, et kui me paneme jalad liiga kõrgele, siis meie jalaselg hakkab varem juba lahti tulema ja me vähendame tarbetult oma amplituudi. Kui me paneme jalad liiga madalale, siis tõesti jah, me saame reie 4 peale suuremat kaasatust töösse, aga meie kannad võivad olla varem lahti, kui hüppeliigesest ei ole piisavalt head liikuvust, mis tõttu kaob stabiilsus ära nii hüppeliigeses kui põlveliigeses. Ehk siis soovitus on ikkagi see, et leia endale kõige mugavam, kindlam jalgade asetus ja jää selle juurde. Ja oleme.